Olen Viljandis, minu selja taga on Paalalinna kool, kuid sellest ma selles videos ei räägi. Ma näitan sulle hoopis, kus asub Kalvi tänav. See pisike tänav, ära peidetud tänav siin minu selja taga ja minu ees on kindlasti selline tänav, mida ka iga Viljandi inimene päris täpselt ei tea, kus see asub. Aga ka sellest tänavast ma ei tahtnud sulle väga pikalt rääkida. Minu nimi on Maarja Karro, olen kinnisvaramaakler Viljandis ja Viljandimaal ja selles videos tutvustan sulle Viljandist müüdavat Kalvi tänaval number 8 asuvat Ridalamu boksi. Ja kui ma müüjalt küsisin, et miks tema omal ajal selle Ridalamu boksi endale soetas, siis tema vastus oli see, et ainult laste pärast, et temal oli oluline, et see koht oleks laste kasvatamiseks sobiv. Ja tema leidis, et Kalvi tänaval asuv Ridalamu boks on ülimalt hea koht, kus perega elada. Paalalinna kool, circa 300 meetrit. Lasteaed paistab sisuliselt aknast, samuti 300 meetrit circa. Ja kauplus selle kortermaja taga, Paalalinna Maxi Market, ma arvan ka sinna mitte üle 200-300 meetri. Ja loomulikult Paalajärv siin samas ka 400-500 meetrit Paalajärve rand. Suvel super, oled järve ääres ujuma, lastega ujuma, ise saad sporti teha, joosta, kõndida ümber järve ja kesklinna, ma arvan, 15 minutit võib-olla jalgsi minna, mitte rohkem. Ja see Kalvi tänav on selles suhtes eriline tänav, et siin ju liiklevad ainult need elanikud, kes elavad siin Ridalamu boksides. Vastas elavate kinnistute juurdepääsud on pisut tänavalt ja siit tänavalt ei ole mingit transiiti läbi, nii et võid oma lapsed ka siia välja saata ja jalgratastega sõitma ja muretsema, et suure liiklusega tänava ääres oleks. Aga miks valida üldsegi elamiseks Ridalamu boks? See on selles suhtes huvitav küsimus, sest ta ei ole nagu korter, ta ei ole ju nagu maja, aga minu arvates Ridalamu boksil on väga palju eeliseid korteri ees, maja ees ja näiteks kui võrrelda 4-toalise korteriga, siis selles Ridalamu boksis on olemas keldrikorrus, esimene korrus, teine korrus ja väike oma aed, mida ju sellise paneelmaja puhul tegelikult ei ole. Minu arvates annab Ridalamu boks võimaluse nautida oma maja plusse ja ka korteri plusse mugavuse mõttes, oma maja plusse erinevate lisade mõttes. Siin on kelder, kus on saunaruumid, kaminaruumid, siin on garaaž, kuhu mahub isegi auto sisse ja mitte ainult, ka isegi mootorratas. Siin on panipaigad, siin Ridalamu boksil on oma küte, pelleti küte, mugav. Ja Ridalamu boks võib kindlasti sellisele inimesele, või sellisele perele, kellel on palju tegemist, kes ei taha väga palju aega panustada oma maja haldamisele, hooldamisele. Ridalamu boks on kindlasti tunduvalt mugavam hallata ja kindlasti ka soodsam ülal pidada. Aga vaatame siis sisse ka, siin on circa 150 ruutmeetrit pinda, esimesel korrusel asub elutuba, aknad avanevad hoovi ja esimesel korrusel lisaks elutoale on köök. Hinna sees on ka kogu köögimööbel, kapid, integreeritud tehnikaga, külmik ja teisel korrusel asub 3 magamistuba. 2 magamistoa aknad avanevad hoovi poole, 1 magamistoa aknad avanevad maja ette.
ja keldrikorrusel, nagu juba ka mainisin, on saunaruumid, on kaminaruum, puhkeruum ja ka oma kasvuhoonet võimalik siin teha, mis on maja külge ehitatud ja läbi kasvuhoone pääseb siis samuti maja taha aeda oma hoovi. Ja loomulikult keldris on ka siis keskkütteruum, katlaruum ja garaaž ning ka väike panipaik. Ja jäi mainimata veel, et tualett on olemas nii esimesel korrusel kui ka teisel korrusel WC koos duširuumiga ning teisel korrusel on lisaks veel ka üks panipaik. Ja juhul, kui sul tekkis huvi ja küsimusi selle kinnisvara pakkumise kohta, siis kirjuta mulle maarja@maarjakarro.ee ja tuleme vaatame selle kinnistu üle.